Kohtupidamisest tuleb liiga sageli ette, et lähedased on sõlminud suulise kokkuleppe ja siis on nende suhted sassi läinud. Igat kokkulepet sõlmides oleks hea enda jaoks läbi mõelda 4 olulist küsimust. Esiteks, kas ma võin seda kokkuleppe sõlmimist endale üldse lubada? Kui keegi soovib laenu ja mul on see rahasumma parasjagu olemas, siis tark on ette mõelda, et mis saab sellisel juhul, kui mul seda raha oleks endal 6 aja pärast vaja. Teiseks tuleks mõelda, millise tagajärjega ma lepin, juhul kui teine pool kokkulepet ei saa täita. Kui sõber vajab hädasti laenu, aga ma möönan, et ta võib-olla ei jõua seda tagasi maksta, siis tuleks laenu anda summas, mille kaotusega ma olen nõus leppima, nii et see suhteid ei rikuks. Kolmandaks, kas ja kuidas ma hakkan seda kokkuleppe täitmist nõudma. Kirjalik kokkulepe on hea argument läbirääkimistel. Kui ma soovin kindlust kokkuleppe täitmisel, siis tuleks need tingimused teise poolega läbi arutada ja kirja panna. Ja neljandaks, kas see kokkulepe on kohtukõlbulik. Kirjalikult sõlmitud kokkulepped kohtus eitamisega ümber ei saa lükata. Seega ei tuleks erinevates olukordades kokkulepete kirjapanemist karta. See ei murenda usaldust, vaid kinnitab seda.